teiselt poolt ka siis seda tulemusindikaatorite hinnangut, kui need kaks esimest on seal pigem kvalitatiivsed, siis see viimane on kvantitatiivne, kus on sellised konkreetsed faktid, kus on numbrilised vasted. Hiljem, kui me nüüd päeva lõpetame, enne päris lõppu, anname ka need näited indikaatoritele kätte, siis te näete, millised need erisused on. Sisuliselt siin nende kahe puhul me kasutame sama meetodit, sama küsimustikku, seepärast on ta ka suhteliselt lihtne, võiks olla kasutada. Kuigi jälle haarata kogu noorsootöö, siis need on siiski päris surgu, aga mitte ka väga hirmutav, nii et ta peaks olema mõistliku ajaga tehtav. Aga kohe nende aja juurde jõuamegi, et kuidas seda siis üles ehitada. Nüüd sellel slaidil on 6 etappi. Mismoodi me teeme ettepaneku, et see läbi viia. Nii et hakkab peale siis taotluse esitamisest ENTK-sse ja hindamisplaani koostamisest. Kõigist etappidest ma räägin detailsemalt, aga siin korra lihtsalt läbi käia. Peale seda moodustatakse hindamismeeskonnad, kogutakse andmeid, et seda tulemusindikaatorite info oleks olemas, teostatakse enesehindamine ja siis välishindamine ning lõpuks siis planeeritakse parendustegevused selle hinnangute alusel. Ja kogu see protsess tegelikult väikses omavalitsuses võiks olla kuskil pool kuud kuni suuremas siis 1,5 kuud, et ta peaks sellise mõistliku ajaga ära tehtud saama. Me räägime kuust ajast keskmiselt. Et ta ei ole sajandi projekt. See investeering aja mõttes ei tohiks olla liiga suur, samas see metoodika ise peaks aitama seda teha, et me kõik teemad ära katame. Aga nüüd kõigist neist teemadest täpsemalt. Taotlus, mis jaoks seda taotlust on vaja? Et seal on 3 põhjust tegelikult. Üks põhjus on just nimelt see, et ENTK saab aidata leida neid välishindajaid. See on hästi oluline. See on just nagu see käivitaja, mis hetkes siis on neid välishindajaid vaja, kui te olete selle oma soovi teile saatnud. Ja teine pool on ka see, et ENTK saab aidata nõu ja jõuga ka selle kava planeerimisel, kogu selle läbiviimisel. Ning kolmas asi, mis on ka kvaliteedi juhtimise mõte siin taga on see, et kui neid järjest hakatakse neid hindamisi tegema, siis on, ma usun, ENTK ka väga huvitatud saama tagasisidet, kuidas tegelikult see õnnestus ja seepärast on ka oluline teada, et kust ajaliselt, kust need hindamised liiguvad. Kus maal need on planeeritud, et siis ka küsida üle, et kuidas teil ikkagistki läheb ja mida te tahaksite muuta ja kui see nüüd lõpuks valmis saab, siis omavalitsuse poole peal, et mis sellest siis kõigest järeldada nii tulemuste mõttes kui ka protsessi mõttes. Koostatakse siis see projektiplaan sisuliselt tegevused pluss ajakava ja ka vastutajad, et kes siis mille eest hea seisab. Ja muu selle hindamisega seotud info siis ning ka see hindamisplaan siis avalikustatakse neile seotud osapooltele, et nad oleksid valmis siis vastavalt sellele, kuidas see plaan siis paika sai, ka reageerima õigel hetkel ja arvestama oma koormust. See on see esimene samm, selgelt planeerimise faas. Nüüd edasi on siis hindamismeeskondade moodustamine ja toetame sellele juhendmaterjalile, et kui küsida, et kes näiteks selles enesehindamise meeskonnas võiks olla, siis kindlasti üks oleks kohaliku omavalitsuse noorsootöötajad. Sealt võiks tulla tegelikult ka see hindamismeeskonna juht. Miks mitte? Avatud noortekeskuse noorsootöötaja näiteks, kui see on olemas, siis abivalavanem, kooli huvijuht, näiteks ka õpilaste poole pealt õpilasesinduste juht. Et püüda neid erinevaid sihtgruppe haarata sellesse. Ja siin oleme kirja pannud, et nad on pigem need eksperdid, kui hindamist läbi viiakse, siis nad on erinevad aspekti sellest noorsootööst siis oma ekspertsusega katavad.
ja optimaalne hindamismeeskond võiks olla 3-5 liiget. Noh, kui te mõtlete ka selle harjutuse peale, mis te tegite, teil oli siin 5-6 liiget. See grupp on, kuidas te hindate, on ta hallatav, miks ta võiks olla väiksem, suurem? Optimaalne, rohkem küll ei tohiks. Ta on optimaalne, jah. Me isegi arvame seda, et kui ta läheb juba 7, 8, 9 grupiks, siis on seda väga raske juhtida. Kuigi jah, grupitöö seisukohast, meeskondade seisukohast räägitakse seal 7+2 ja 5+2, aga pigem 7+2, aga see 9-liikmeline grupp on juba hirmutav. Ja kas seda üldse vaja on? Kas see tegelikult seda kvaliteeti suurendab? Ma arvan, et see ei suurendab. Siin on ka näiteid veel. Et enesindamise poole peal siis jah, neist ma juba rääkisin, aga siis välishindamise poole peal teiste kohalike omavalitsuste noorsootöötajad, valdkonna eksperdid, noored ise ETK poole peal, mõni inimene, kui see on võimalik. Ja selle välishindamise meeskonna kokkupaneku eest tegelikult vastutab PNTK, tema püüab selle eest hoolitseda ja seepärast see samas esimese taotluse hetk on ülioluline, et leida kohe sinna see meeskond taha, kes siis välishindamist teostab. Ja koovid kindlasti oodatakse seda, et teha ettepanekud. Ja peale selleks on ka tunnustus, selgelt tunnustus ja kogemuse saamise, andmise koht, et oma tööd paremini teha on hea teada, mismoodi teised seda teevad ja kõige parem koht tegelikult on hindamise näha saab väga palju teada. Kui me mõtleme kas või oma tööle, et kui meil on võimalik kuskil teha auditit või hindamist, siis see on selles mõttes väga tore töö, et me selle näha saame sellist kliendist ikka väga palju teada. Küsimusi, kommentaare siin? Tundub see mõistlik? Edasi siit minnes kolmas samm, andmete kogumine. Ma küsin korra tagasi, et kui KOV-il on õigus teha ettepanekuid, kas siis see tähendab seda, et TNTK-l on mingisugune loend nendest inimestest, keda ma saan valida või? Sisuliselt mis on huvi avaldavad. See me oleme väga algusjärgus, meil tegelikult see loend on väga lühike. Kas sa mõtled seda päris esimest punkti, jah? Seda taotluse esitamist? Välishindajate mõttes. Välishindajate mõttes me oleme planeerinud selliselt, et me aitame selle välishindajate meeskonna kokku panna ja me kooskõlastame selle välishindajate nimekirja kohaliku omavalitsusega enne, kui see hindamisnimekiri lukku läheb. Lihtsalt, et vältida huvide konflikti ja seda, et nagu seal on nagu meie suva ainult mängus, et kohalikul omavalitsusel oleks ka siin sõna öelda. Edasi, andmete kogumine, mis võib olla teatud juhul keerulisem, kui me alguses arvame ja kohe arutame seda. Kindlasti on mingi osa neist indikaatoritest sellised, mis nõuavad selliseid tulemusnäitajaid või ütleme tulemusnäitajate kogumist ja info kogumist, et kui ma võtan kas või sellest juhendmaterjalidest välja mõned tulemusindikaatorid, näiteks, et noorte teadlikkus noorteühingutest, noorteorganisatsioonidest on kõrge. Mida see eeldab suure tõenäosusega? Mingit küsitlust, mingit noortepoolset hinnangut ehk siis küsitlust, siis meil peaks olema see info olemas. Mingil moel, et me saaksime seda kasutada. Ja siin on näiteks need infoallikad on küsitlemine, siis erinevate sihtgruppide küsitlemine, siis ka nende võrdlus. Siin on näiteks osalemise määr, teadlikkus, rahulolu ja nii edasi. Et vastata mingile osale sihtgruppi vajadust või olla valmis siis vastama. Ja sageli omavalitsus tegelikult teeb neid uuringuid nii kui nii. Me ei tee seda ainult selle kvaliteedi kontekst. Kui on varem näiteks tehtud siin aasta jooksul, kas need lähevad? Kindlasti. Ja me isegi pikendaks seda perioodi. Me just arutasime seda, et see võiks olla 2 aastat, mitte 1 aastat. Et 2 aastat, mis on see periood, sest et me ei suuda teha eriti väiksemates omavalitsustes seda iga aasta, pigem üle 3 aasta, üle 2 aasta.
aasta ja siis me saame seda 2 aasta andmeid kasutada ja olgem ausad, kui palju siis ikka muutub. Võimalik, et ei muutu ikka. Ja alati saab seda läbi arutada, et kui tekib kahtlus, et kas need andmed on adekvaatsed või mitte. Loomulikult, mida hilisem, seda parem. Aga siin me peame praktiliselt olema. Tulemusindikaatori näide ja siin on indikaatoriks on siis noorsootöötajate töötasu ja tunnustus nende jaoks, ehk siis noorsootöötajate töötasu ja tunnustus on nende jaoks motiveeriv. Siin on selgitus olemas, sihtgrupp, kuidas seda arvutatakse, mis on see sihttase, mis me oleme ära määranud seal ja siis ka noorsootöötajate küsitlemine, mis on siis see konkreetne meetod, mida arutada siis seda hinnata. See on selgelt koondnäitaja, see tähendab seda, et seal on erinevad küsimused, mis annavad kokku sellise koondnäitaja. Kvalitatiivne hinnang muutub kvantitatiivseks. Enesehindamine. Enesehindamine on siis see osa, kus siis kohalik omavalitsus paneb selle grupi ekspertidest ise kokku, millest ma ennist rääkisin. Ning kõigepealt see esimene samm on see, et kui need eksperdid on valitud, nad veedavad ära õigemini need individuaalsed vormid ning siis tullakse kokku ja tehakse konsensusseminar, kus siis saadakse need tulemused ühtsesse vormi ja miks seda teha just 2 etapis, sest et muul juhul kui tullakse ilma täitmata seda individuaalset osa, siis see diskussioon võib olla oluliselt vähem sisukas. Et kui inimesed on mõelnud siiski enne sellele, teinud selle individuaalse osa ära, siis see konsensusseminar on ka märksa kvaliteetsem. See on see hetk, mis või päris alguses peaks seda toonitama, et siiski kogu skaalat kasutatakse ära, mis annab parema pildi sellest tegelikust kvaliteedist. Kui individuaalsed hinnangud on antud, minnakse konsensusseminaril, kus osalevad siis kõik enesehindajad. Kui me nüüd võtame selle noorte näite, kui nad tegid seda grupis, siis peaks olema seal üks esindaja. Ja arvutatakse need läbi, sarnaselt nagu teie seda täna tegite teise hariduse näol, aga mida me teeme homme, siis näitevaral, kus me anname tegelikult teile kätte, kui välishindajad anname kätte eneshinnangud. Te saate siis välishindajate konsensusseminari läbi. Ja arutelu tulemuste najal siis vormistatakse siis kokku. Ja see edastatakse siis välishindajatele, mida saab siis hiljem kasutada. Mida nemad siis kasutavad sisendina, lisates siis oma ekspertarvamused. Ja välishindamine, seal on 2 sellist, võiks siis öelda, et 3 olulist etappi. Esimene on see, et nende tulemustega tutvumine, enesehindamise tulemustega tutvumine ja ka muude tõenditega tutvumine, mõtlen ka siin näiteks neid tulemusindikaatoreid. Kindlasti me soovitame teha seda külastusse koha peal ja 3. on siis see sama välishindajate konsensusseminar. Mida annab see külastus? Mida mõtlete seda? Mis selle mõte on? Täiendavaid küsimusi küsida ja täiendavaid tõendusmaterjale, kui ei ole kohe. Just. See on tegelikult väga kasulik. Me ise leiame, et see võiks olla kuskil kokku, võiks minna 1 päev koos selle konsensusseminariga. See ei ole ka meeletu investeering. Teistpidi see on väga kasulik, sest et te näete seda protsessi ise. Valida selline sobiv nädalapäev, kus toimub nii mõndagi, siis näeb ka saab sellest rohkem aimu, mis seal siis tegelikult toimub. Ja kogemuste vahetamiseks ka väga kasulik. Seda tehakse enamasti kõigis sellistes kvaliteedi hindamise süsteemides tehakse külastusi. Ja täna siin Eestis isegi, kui me võtame muust sfäärist, siis kui isegi ettevõtted nagu otsivad endale partnerid, näiteks tarnijad, kes teevad neile mingeid asju või pakuvad mingit teenust, siis sageli, et
tagada seda kvaliteeti, minnakse nende juurde kohale ja vaadatakse, kuidas ikka toodetakse, milline see tootmisprotsess on, ostetakse toitu, kas need toiduhügieeninõuded ikka täidetakse ja nii edasi. Et see on umbes sama siin, et me läheme sinna koha peale ja saame aru, mismoodi see asi töötab. Nii. Ja külastusest veel. Külastuse eesmärk jah, saada siis täis ülevaade